Tere kuulama Mentosteri seminari sellest, milliseid IT-projekte täna teha. Miks me sellest räägime, on see, et elame muutuste ajal. Meil on siin lähiümbruses sõjalisi konflikte, tarneahelad globaalsed on muutuses, energiahinnad tõusevad kiires tempos. Oleme elanud üle inflatsiooni kõrge, töötajad ootavad pidevalt kõrgemaid palkasid ja kõikide nende muutuste tingimustes ettevõtted peavad nende muutustega toime tulema, tegema investeeringuid, mis nii-öelda tsementeerivad nende senist edu ja tegema ka investeeringuid uutesse innovaatilistesse lahendustesse. Ja sellest me täna kõigest me räägimegi, milliseid investeeringuid ja kuidas peaks IT-valdkonnas kohe praegu tegema. Ja mina olen Toomas Mõttus, tegelen Mentosteris peamiselt tehisintellekti teemadega, aga minu taust on turunduse juhtimisega. Olen lõpetanud TalTechi turunduse juhtimise eriala. Olen juhtinud NetGroupi infrastruktuuri üksust. Umbes 10 aastat tagasi olin ADE ja Eesti üksuse juht ja juhtisin erinevate ADE ja ettevõtete ühendamist ühtseks ettevõtteks. Seejärel asutasin Primendi, kasvatasin selle 3 riigis töötavaks 100 töötajaga ja ligi 13 miljoni eurose käibega ettevõtteks. Olen panustanud Eesti infotehnoloogia arengusse Infotehnoloogia Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liikmena ja olen Baltic Institute of Corporate Governance sertifitseeritud nõukogu liige. Nagu näha, mul on päris tugev äritaust, aga väiksest peale olen olnud tehnoloogia huviline ja sellega seoses ma olen ka Microsofti sertifitseeritud A-insener ja andmeinsener ja andmeanalüütik. Nii et tean põhjalikult nii ärijuhtimise poolt kui ka tehnilist poolt. Ja täna me räägimegi põhiliselt tehnilistest teemadest ja need põhilised tehnilised teemad, millest me täna räägime ja mida siis suured ettevõtted arvavad, et IT-s juhtumas kõik puudutavad AI-d, et kui me vaatame suuri trende, mida siin globaalne uuringufirma, kes neid ennustusi teeb, Gartner, on öelnud, siis enamik ennustusi on seotud AI-ga, aga nagu me teame, siis see AI lisab teatud võimalusi, annab uusi võimalusi, kui me peame alati kaitsma ka oma olemasolevat IT-struktuuri ja seetõttu me peame vaatama, missugused on need majandusolukord, mis meil Eestis on, mida me peaksime oma töötajatega tegema, sest et me näeme, et töötajate palgaootus kasvab. Tõenäoliselt me peaksime tegelema oluliselt efektiivsuse kasvatamisega ja igal tööstusharus on omad väljakutsed. Tööstuses on automatiseerimisega seotud väljakutsed ja globaalsete tarneahelate muutumisega seotud väljakutsed, et neid asjad, mida sa said varem müüa, neid enam ei saa, aga avanevad uued võimalused. Teenindussfäär on tugevalt seotud palkade tõusuga, sest seal on palju inimestega seotud teenuseid. Logistikat mõjutavad meil siin ka need samad globaalsed tarneahelad ja naftahindade muutus või selline fluktuatsioon. Ja ehitussektor on kõikidest nendest mõjutatud, on ettevõtete kindlustundest mõjutatud, et kas ettevõtted tahavad ettevõtted omale suurimaid ruume, kas inimesed on valmis vahetama oma senise elamispinna suurema vastu ja nii edasi. Ja samamoodi on riigihalduses kõvasti väljakutseid, sest et selleks, et kasvavate kuludega toime tulla, on alati variant, kas vähendada riigihalduse kulusid või tõsta makse ja kõikide nende mõjudega me peame toime tulema ja nendega tegelema. Aga need teemad, mis siis kui me võtame nüüd ettevõtte kontekstis, organisatsiooni kontekstis, siis ma võin need suuresti jagada 3 valdkonda, et kõige suurem valdkond on loomulikult seotud riskide juhtimise ja talitluspidevuse tagamisega, sest et me teame, et see, et olemasoleva juba saavutatu kaitsmine on oluline, sest et see olemasolev, mis teil juba olemas on, see on see, mis toob igapäevase leiva lauale ja see, mis on siis uus väärtus,
see annab konkurentsieelise, võib-olla annab teile võimaluse võita turgu juurde või avada teile ettevõttele uusi turgusid. Aga jah, et no, mahu mõttes tavaliselt, kui millega tegeletakse, siis mahu mõttes alati on see riskide osa on kõige suurem, siis me räägime sellega, et meil see asi, kõik asjad, mis me teinud oleme, toimiksid efektiivselt ja siis me tegeleme uue väärtuse loomisega ja tavaliselt nad nagu kulu mõttes ongi niimoodi jagunenud. Ja kui me nüüd räägime sellest riskide juhtimisest, siis kõige olulisem seejuures ongi see, et miks me peaksime sellega tegelema, alustaks juba sellest siis, on see, et me võime teha suuri pingutusi ja kui me vaatame organisatsioone, siis me igal aastal pingutame. Ühel aastal pingutame, teisel aastal pingutame, kolmandal aastal pingutame ja nii edasi. Ja iga aasta toimub sellises nagu väärtuses juurdekasv ja me läheme selle eduga kaasa ja oleme õnnelikud, et see edu meil on. Aga kui me samal ajal ei juhi riske, siis selle ühe riski realiseerumise tagajärg võib olla selline, et me hävitame mitme aasta jooksul saavutatud tulemuse. Ja see on ka põhjus, mille pärast suuremad ettevõtted tegelevad rohkem oma turu kaitsmise, riskide juhtimise ja ka näiteks, kui me räägime ettevõtete nõukogudest, siis ka nõukogudel räägivad ka nagu strateegiast, aga suur osa nõukogu tööst ettevõtetel on see, et kuidas ettevõte juhib riske, millised on kvaliteediprotsessid, kuidas on juhitud erinevad riskid erinevates valdkondades. Ja kui me vaatame neid põhilisi riskiallikaid, mis ettevõtetes on, just seotud siis infotehnoloogiaga, siis need põhilised riskiallikad või asjad, mis mõjutatud saavad, on andmed ja varad, ehk siis ettevõttel on andmed kogutud, on nad siis erinevates infosüsteemides, meil on inimesed, kellega me töötame ja kõikide nendega kokku on siis eraldi protsess, millega peab tegelema, on intsidentide haldus. Ehk juhul, kui nüüd midagi juhtub, siis me peame ette võtma. Et nüüd viise jagada neid probleeme ja kogu seda valdkonda on erinevaid. Ma täna otsustasin niimoodi selle 3 jagada. Et metoodikad on erinevad, neid võib jagada 3, 10, 20, 25, aga ma arvasin, et see 3 on selline hea ülevaatlik. Ja kui me räägime siis andmete poolest, siis need teemad, millega me tegelema peame, on kommunikatsiooni turvalisus, dokumendid, mida me kogume, majandustarkvara, kus me hoiame andmeid, andmeladu, kus me hoiame analüütikat ja andmeladu tagab meil ka ju sellise andmestiku järjepidevuse, kui me samal ajal muudame erinevaid majandustarkvarasid, serverid, mis hoiavad süsteeme töös, personaalarvutid, mida inimesed kasutavad. Ja ma tõin välja ka eraldi kasutajate halduse tarkvara, et kui me vaatame, mida siis, kui tavaliselt keskendutakse põhiliselt nendele süsteemidele, kus konkreetselt on andmed, siis tegelikult kasutajate haldus on üks süsteem, kus on ühed kriitilisemad andmed, sellepärast, et see süsteem sisaldab andmeid selle kohta, kellel on millele õigus ja kuidas see inimene tuvastatakse sel hetkel, kui ta üritab neid andmeid kasutada. Ja milliseid meetmeid me siis peaksime rakendama või mida me peaksime vaatama, et need korras oleksid. Et üks osa nendest IT-projektidest on see, et me teeme mingit uut asja, aga teine pool on see, et me tagame, et olemasolevad asjad töötavad korrektselt, siis lõpetasin see süsteemide osas kasutajate haldusega ja kohe esimene asi on siis ligipääsude haldus. Ehk ligipääsude haldus ongi nüüd see teema, kus me tagame selle, et andmed on konfidentsiaalsed, mis tähendab seda, et me peame ära määrama, kes millistele andmetele ligi saab ja mida suuremaks ettevõtte kasvab, mida olulisem on selle ärisaladuse osa ettevõtte väärtuses, seda rohkem ligipääsude haldamisele tähelepanu pöörama, sest et selleks, et me saaksime ka hiljem tõendada, kui meil toimub näiteks rünnak ärisaladuse vastu või ärisaladuse vargus, me peame saama tõendatud, et me seda ka ärisaladusena käsitlesime, ehk meil oli see ligipääs piiratud, me saame tõendada, et see on meie enda koos loodud väärtus, et see ei ole üldteada.
informatsioon ja nii edasi, et see kõik tähendab seda, et meil peab olema see ligipääsuhaldus ärisaladusele peab olema korraldatud korralikult. Selleks, et need andmed püsiksid terviklikud, me peame tagama, et meil oleks viirusetõrje toimiv, et viirusetõrje tänapäeval on paljudesse süsteemidesse juba sisse ehitatud ja viirusetõrje probleem sageli ei olegi väga nagu suur, ütleme siis niimoodi, et kui me võtame nüüd 10 aastat tagasi, siis viirusetõrjest räägiti palju rohkem kui praegu. Aga kus see probleem tänapäeval on seotud sellega, et kui see rünnak toimub, siis varasemad rünnakud olid sageli sellised, et sa kohe nägid, et see rünnak toimus ja kui sa viirusega nakatusid, siis su sõbrad said kohe mingi kirja ja see viirus levitas ennast. Siis tänapäeva rünnakud on pigem teistsugused. Sa saad viirusega pihta või selle ründega pihta ja siis kulub kuid, võib-olla aastaid, enne kui sa üldse saad teada, et su süsteemis midagi juhtus ja su andmed on rikutud. Mis tähendab seda, et lisaks selle viirusetõrjele meil peab olema ka varundus tehtud ja tavaline varundus aitab meil selle vastu, et kui näiteks mingi süsteemi rike on, ma ei tea, server läheb katki, mingi teenus läheb katki, siis me saame andmed ära varundusest taastada, aga lisaks sellele igapäevasele varundusele tasub mõelda ka pikema perioodi varundusele, et juhul kui näiteks me saamegi teada, et meid rünnati, et meil on võimalik hiljem kontrollida mitme kuu taguse backupiga, et kas meie andmed on korrektsed siiski jätkuvalt. Ja oluline meede selle juures loomulikult on kõikide süsteemide ajakohastamine. Et ma ütlesin siin alguses, et meie süsteemid meil on suures muutuses, et see suur muutus ei ole kuhugi ära kadunud, see suur muutus kogu aeg kiireneb. Ja olemasolevate süsteemidega tekib tihtipeale selline natukene laiskus, et see ju töötab ja mis ma seda ikka nokitsen. Aga just nende süsteemidega, mis töötavad, millega probleeme ei ole, nendes tekib, mitte nendes ei teki, vaid avastatakse turvavigu ja kui neid turvavigu aegsasti ei paranda, siis mingi hetk on kuri karjas ja võite kõikidest oma andmetest ilma jääda. Ja versioone peab haldama siis nii tarkvaradel, ehk me vaatame, missugused tarkvaraversioonid meil on, et me ikkagi uuendame neid tarkvaraversioone kogu aeg. Ja me peame ka dokumentide puhul tegelema versioonihaldusega, et juhul kui näiteks mingi dokument saab rikutud, meil on võimalik varasem versioon taastada. Ja see ei puuduta mitte nagu pahatahtlikku rikkumist ainult, vaid ka seda, kui inimene eksib ja ära kustutab, et see versioonihaldus on mingi korduvalt ära päästnud, kui teed mingit pikemat projekti, koostad dokumentatsiooni, mis võib olla 10 lehekülgi pikk ja siis mingi hetk avastad, et sa kogemata paragrahvi ära vahelt kustutanud või paar teemat ja siis neid tagasi saada on peaaegu võimatu, aga versioonihaldusega saad varasemast versioonist neid tagasi saada. Ja selleks, et see nähtavus paraneks süsteemis, me tegeleme logimisega, ehk me logime seda, kes millistele süsteemidele ligi pääses, millal autoriseeris ennast süsteemi ja mida inimesed tegid süsteemides. Et need tegelikult kõikide valdkondade jaoks on olemas korralikud tarkvara võimalused. Paljude asjade jaoks, mida ma siin nimetasin, on näiteks ka Microsofti 365 süsteemides olemas tugi, neid peab kas sisse lülitama või mõnikord ka lisafunktsionaalsusena endale hankima, aga need kõik asjad on tehniliselt teostatavad ja küsimus on ainult tahtes ja tunnetuses, kas see on teie organisatsiooni jaoks probleem. Et see võib-olla ongi nagu kõige põhilisem asi, et te peate enne ära tuvastama, et kas teie ise tunnete, et mingisugune valdkond on teie jaoks piisavalt oluline, et te peate sinna rõhku panema. Mis puudutab inimesi, siis loomulikult see töö inimestega ei hakka nagu koolitusega, vaid hakkab värbamisega, ehk me juba värbamisel peame tuvastama, kas inimeste oskused ja tõekspidamised vastavad meie organisatsiooni kultuurile ja sellele ärieetikale ja ka süsteemide ka töötamise eetikale. Ja mida korralikumalt on töö tehtud värbamise käigus, seda lihtsam on pärast koolitada, muudatusi ellu viia
ja seda vähem sa pead koolitama ja neid inimesi juhendama. Et päris ilma koolitamise ja juhendamiseta kindlasti kunagi hakkama ei saa. Ja mis puudutab turvateadlikkust, siis siin isegi soovitatakse vähemalt kord aastas ettevõtetes teha turvateadlikkuse koolitus, et inimesed oleksid kursis uute probleemidega, uute rünnakutega ja me näeme siin neid AI tehtud rünnakuid, kus need kirjad, mis inimestele saabuvad, on nii tõetruud, et neid on võimatu eristada originaalist või siis nii-öelda autentsest kirjast ja inimesed langevad nende rünnakute ohvriks ja sellega peab pidevalt tööd tegema ja üks variant, kuidas seda tööd teha ja näha neid nõrki kohti ja tuvastada inimesi, keda peaks koolitama, on ründe simuleerimine, et enamikes sellistes laiatarbesüsteemides on tegelikult olemas võimalused neid ründe simuleerimisi korraldada ja näha, milliseid inimesi peaks võib-olla rohkem koolitama või milliste valdkondade inimesi peaks rohkem koolitama. Ja inimesse, kuigi 80%, no see on nagu selline aastakümneid kestnud või tõdemus, mis on juba aastakümnete tagune, et 80% turvavigadest on seotud inimestega, siis selleks, ja need ei ole tihtipeale pahatahtlikud, vaid on lihtsalt sellest, et inimene eksib, siis selleks, et neid eksimusi vältida, me peame tegelema viirusetõrjega, varukoopiaga ja andma inimestele kaasaegsed töövahendid, sest et lisaks sellele, et kui ütleks niimoodi, et kui meil ei ole inimestel kaasaegseid töövahendeid, siis nad kipuvad endale need kaasaegsed töövahendid ise hankima, kasutavad süsteemi, mis ei ole ettevõtte valduses või ettevõtte halduses. Ja sealt võivad need pahalased sisse ronida, sest et kui sedasama tööriista kasutab töötaja ja tema lapsed ja kes mängivad seal samad vahendi peal, siis on raske tagada see, et see seade on turvaline. Ja nüüd, kui on juhtunud see kõige hullem stsenaarium ja intsident on juhtunud, siis loomulikult me peame selle intsidendi ära likvideerima. Me peame tuvastama, millal see tõrge tekkis ja kas see on nagu lihtsalt tõrge, nii-öelda sellest mingi süsteemi veast tulenev või see on nagu intsident, kus on nagu pahatahtlik tegevus. Ja siis me peame selgelt ära määratlema selle intsidendi lahendaja ja andma talle selgelt sõnastatud õigused, sest et sel hetkel, kui see intsident on juhtunud, tegevus peab olema kiire, seal ei tohi kõhelda. See inimene, kes seda juhtima hakkab lahendamist, peab teadma täpselt, mis need sammud on, kuidas need pihta saanud süsteemid, pihta saanud inimesed isoleerida, keda, kuidas teavitada ja kuidas siis kogu see protsess üles ehitada selliselt, et osapooled, kes seda intsidenti lahendavad, oleksid teavitatud kogu sellest protsessist. Ja selleks, et see likvideerimine oleks efektiivne ja veel parem oleks, kui seda intsidenti mitte kunagi ei juhtuks, siis me peame põhjalikult tegelema intsidentide ennetamisega, mis seisneb selles, et sageli, et me peame endale protseduurid välja mõtlema, millised meie süsteemide halduse ja arenduse protseduurid on. Aga võib-olla kõige esimene asi, millega peaks alustama, on see, et me mõtleme välja, millistes süsteemides meie ettevõtte andmed on, kes võiksid olla need inimesed, kes tagavad, et need süsteemid igapäevaselt töötavad, ehk need teenusepakkujad. Me klassifitseerime ära need andmed, kas seal on konfidentsiaalsed andmed või kui konfidentsiaalsed need andmed on, mida tähendab see, kui me nendele andmetele ei saa päev läbi ligi, mis tähendab seda, kui me nende andmetele kunagi ei saa ligi. Ja me määrame nendele infovaradele omanikud, et kes siis mõtlevad läbi, kui väärtuslikud need varad on ja milline nende arvates peaks olema või kui kiire peaks olema see intsidendi likvideerimine, kui intsident juhtub. Ja kõige parem veel oleks see, kui meil oleks võimalik neid koostatud plaane, taasteplaane aeg-ajalt ka testida. Ehk kui me räägime nagu nendest IT-teemadest, siis praegu ma väga ei olegi jõudnud ühegi asja juurde, mis on konkreetselt
nõuab mingi asja ostmist või hankimist, et pigem on seotud protsessi parandamisega. Ja nüüd, kui me toimivusest ja efektiivsusest räägime, siis siin ei olegi tegelikult väga pikalt midagi rääkida. Et need põhiteemad, mis on aastakümneid kestnud ja mis kestavad ka veel edasi, on seotud ajakohastamisega. Et see olemasolev süsteem, nagu ma alguses ütlesin, et see olemasolev süsteem annab kõige suurema sellise tarbimisväärtuse kohe praegu. Et kui me räägime investeeringutest uutesse IT-süsteemidesse või protsesside muutmisesse, siis kõik need nõuavad pingutust ja siis tuleviku ennustamist, et milline see tulevik on ja investeeringuid, mis on nagu ebakindlad, et sa ei tea, kas sellest kasu on. Aga kui sa olemasolevat süsteemi ajakohastad, vahetad vana arvuti kiirema vastu, uuendad seda tarkvara selle arvuti peal, no, siis sa võid suht kindel olla, et see inimese tulemuslikkus, kes seda süsteemi kasutab, on oluliselt parem. No, mida ma siin näinud olen, neid probleeme, et on näiteks see, et kellegi klaviatuur korralikult ei tööta või siis on see, et ekraan vilgub näiteks või on siis ekraan, mis tal on töökohal, on nagu päris väike, vana ja väike, sinna ei mahu need kaasaegsed tarkvarad peale, et kui näiteks kas või vaatate Word ja Excelit täna ja mõtlete, milline Word ja Excel oli siin mõned aastad tagasi, siis tänapäevases Wordis ja Excelis juba ainuüksi menüüd võtavad kõvasti rohkem ruumi, kui nad võtsid veel mõned aastad tagasi. Ehk kui sa tahad nagu dokumenti redigeerida, see tähendab seda, et su ekraan peab olema suurem, selleks juba, et ainuüksi nagu menüüd Excelis ja Wordis ära mahuksid. Ja sul peavad olema korralikud töövahendid, et kui sa kasutad kui su arvuti on aeglane või sul ei ole näiteks võimalik meili lugeda erinevatest kohtadest, loomulikult on töökohti, kus ei oma tähtsust. Aga kui me võtame inimesed, kes peaksid arvutit kasutades nagu just selle arvutis looduga väärtust looma, siis see korralik töövahend selgelt parandab produktiivsust, et kui arvuti meie järgi ootab, ehk siis arvuti on nii kiire, et ta peab meie järgi ootama, siis tavaliselt on see okei. Kui arvuti on aeglane ja meie peame arvuti järgi ootama, siis see tähendab seda, et me maksame inimesele palka ju tühja ja see inimese palk tavaliselt on kordades suurem kui see kulu, mida me maksame arvuti eest või see nii-öelda seadmega seotud kulu on tavaliselt väiksem kui see kaotatud tööaeg, kui see arvuti on aeglane. Ja mis siis selline juba aastakümneid kestnud nõuanne, mis puudutab standardsüsteemi, oli see, et vanasti see, et kui mingi süsteem on standardne, siis osta see sisse. Kui on mingi süsteem, mida sa teed, mis annab sulle konkurentsieelise, siis seda tee ise. Tänapäeval on nõuanne hoopis see, mitte et ära osta seda sisse, vaid see standardsüsteem vii pilve, et siis sa ei pea ei selle infrastruktuuri eest muretsema ega siis ka muretsema selle ajakohastamise eest. Ja kui me võtame need igasugused dokumendihaldused, teised lihtsamad, võtame e-mailisüsteemid, siis need on kõik standardsed protsessid ettevõttest ettevõttesse. Nad ei ole erinevad ja see on mõistlik viia pilve. Ja kui nad on pilves, siis vahet ei ole, kus asukohast, näiteks millisest kontorist või millise seadmega sa neid andmeid lugema lähed, see töötab. Ja teine pool on ka see, et need pilvesüsteemid, kuna nad on igalt poolt avatud, siis seal on oluliselt rohkem rõhku pandud turvalisuse arendamisele ja kontrollimisele, et see inimene, kes tuleb neid andmeid vaatama, on tegelikult see õige inimene. Et need traditsioonilised süsteemid, mis olid su oma kontori serveris, nendes selgelt ei olnud nii palju tähelepanu pööratud sellele, kes tuleb seda süsteemi kasutama. Aga tänapäeval oleme kõik internetis, me käime oma ettevõtte Wi-Fi's oma telefonidega ja nii edasi, neid seadmeid, mis seal on palju. Ja kui sul on mingid süsteemid, mis ei ole korralikult turvatud, kus kasutajate haldus ei ole korralik, siis vahet ei ole, kas see süsteem on pilves või sinu ettevõtte kohtvõrgus.
see on ikkagi ohustatud. Ehk siis kõige olulisem nipp on see, et hoidke süsteemid ajakohasena. Kui on mingi standardasi, siis viige see pilve ja ostke oma töötajatele korralikud arvutid, et nad oleksid produktiivsed, sest et see ebaproduktiivsus on ettevõttele kahjulik ja tõmbab ka töötajate motivatsiooni alla. Ma katsin praegu 2 teemat. Üks oli siis riskide juhtimine, teine oli siis toimivuse ja efektiivsuse nipid. Ja läheks nüüd siis innovatsiooni juurde, et see innovatsiooni teema, nagu ma juba alguses slaidis näitasin, siis kõige suurem innovatsioon, mis praegu tehnoloogiasektoris toimub, on seotud AI-ga, kus nii turvasüsteemidesse pannakse AI oskusi sisse, rakendused hakkavad ennustama, mida sa tahad, tarkvaraarendus kasutab AI-d erinevate süsteemide planeerimisel ja kodeerimisel. Ja kõik töötajad, kõik uuringud näitavad, et töötajad on palju produktiivsemad, kui nad saavad oma töös kasutada AI võimalusi. Nii, aga millest me siis selle AI kontekstis räägime? Et eks me siis loomulikult räägime OpenAI-st, ChatGPT-st, et need on need teemad, millega mina ja Mentoster kõige rohkem tegelevad. Ja need suured keelemudelid, need on revolutsioonilised, nad on tormituulena turu vallutanud ja pakuvad suurepärast väärtust. Ja põhjus, miks nad seda väärtust pakuvad, on see, et siin paar aastat tagasi avastati, et mida rohkem andmeid mudelisse panna, seda targemad need mudelid on. Aga samas avastati ka seda, et see mudelite treenimise kulu kasvab eksponentsiaalselt. Et praegu kõige populaarsem mudel sinna on see GPT-4 erinevad versioonid. Siis kui varasema mudeli, mis oli see GPT-3 mudeli treenimine maksis umbes $4,6 miljonit, siis GPT-4 mudel, mis on 20–30% suurem mudelina, selle treenimise kulu on $100 miljonit. Ehk siis kui me mõtleme, et kui me 23% suurendasime mudeli mahtu ja võimekust tehniliselt, siis see treenimise kulu läks 20 korda suuremaks. Et mis tähendab seda, et nende suurte mudelite treenimise võimekust ettevõttel endal ei ole ja meil on mõistlik kasutada juba valmis mudeleid. Ja mida need valmis mudelid meile annavad, on see, et kuna nendes suurtes mudelites, mis on treenitud peaaegu kogu interneti andmete peal, tekib selline semantiline ruum sinna, tähendusruum ja kõikidel sõnadel ja mõistetel, mida me oma igapäevaelus kasutame, on selles semantilises ruumis oma ruumi asukoht. Ja seejuures ei ole tähtsust, et mis keeles see on see eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, läti keeles, hiina keeles. Et nende samadel asjadel on selles semantilises ruumis, kuna nad on tähendavad sama asja, on suhteliselt sarnane asukoht ja seetõttu AI töötab igas keeles ja saab aru, suudab kategoriseerida igas keeles. Ja selle hea omadus on see, et meie inimesena ja kasutajana ei pea enam teadma andmete struktuuri, võime anda tekstiandmed või isegi natuke struktureerimata andmed AI-le kätte. AI paneb need andmed oma tähendus sellesse ruumi ja suudab nende andmete vahel leida seoseid ja anda suurepärase väljundi, ilma et me peaks seda AI-d ülipõhjalikult treenima. Ja mudelite arvutusvõimekus paraneb iga põlvkonnaga. Et kui me vaatame veel neid mudeleid tagasi, mis olid paar aastat tagasi, siis tänaste mudelite võimekus on oluliselt parem ja see vähemalt AI firmade enda lubadus on see, et see võimekus läheb kogu aeg paremaks ja AI-dele tuleb uusi oskusi juurde. Ja kus kohast need oskused siis tulevad, on see, et taustal
on AI-l erinevaid mudeleid, et kui me mõtleme, mis asi see GPT mudel on või ChatGPT, siis see on ikkagi ju selline statistiline mudel, mis põhineb närvivõrgu tehnoloogial ja seal taustal on treenitud mitu erinevat mudelit. ChatGPT või siis ka GPT AI selline teenus, mis on masinloetav, valib vastavalt sellele, mida sa käest küsid, valib taustal mudeli, millest ta seda laseb töödelda andmeid ja teeb selle mudeli pealt ennustusi. Ja see ennustuste tegemine käib selliselt sisuliselt, kui me räägime nagu tekstiennustustest, et AI jagab tükkideks teksti, mida me talle anname ja prognoosib siis erinevate silpide või sõnade esinemise tõenäosust üksteise järel ja mida rohkem suurema konteksti me talle anname, seda täpsema asukoha meie küsimusele oma selles tähendusvektoris AI suudab arvutada ja seda täpsema vastuse ta meile annab. Ja vahet ei ole, mis keeles me seda teeme, kuna tegu on ju tähendusvektoriga, siis igas keeles toimub see tähendus ühtemoodi. Ja mispärast ma siin seda OpenAI ise just väga soovitan, on sellepärast, et OpenAI teeb väga tugevad, kuigi ta on saanud kriitikat oma sisufiltrite pärast ja see sisu pärast, mida OpenAI mootor on välja andnud, siis ta teeb ikkagi väga suurt tööd nende sisufiltrite parandamisega selleks, et see AI väljund oleks eetiline, see AI väljund ei annaks kuritegelikku tahet kuidagi võimendavat sisu. Ja see on päris suur ja raske töö ja siin OpenAI ja Microsoft teevad tugevalt koostööd ja need sisufiltrid, ma ütleks, üldjuhul toimivad ja kui on avastatud mingisuguseid probleeme, siis need probleemid on likvideeritud siin 24 tunni jooksul. Nii et ma ütleks, et see OpenAI, see filtrite teema töötab väga hästi ja see välistab ka seda, et kui me kasutame AI-d oma kliendi suhtluses, et klient saab meilt ootamatult ebaeetilise sisuga vastuse, kui me oleme AI-d lasknud seda vastust koostada. Ja mis need siis põhilised AI võimekused on kõige esimene võimekus loomulikult on kokkuvõtete tegemine, et see on üks esimesi teemasid, millega neid suuri keelemudeleid hakati kasutama. AI suudab tekstist ära tuvastada erinevad tükid või nagu olulised komponendid sellest, ehk siis meie infotehnoloogia žargoonis on see olemid, et ta suudab tekstist need olemid ära tuvastada, suudab need erinevad teemad loetellu panna, kokkuvõtte moodustada ja vajadusel ka tõlkida, sest kõik need erinevad mõisted on samas mõisteruumis. Et tõlkimisega aeg-ajalt tekib muret, et eriti justkui on, kuidas siis nüüd öeldagi, et väga spetsiifiline erialane terminoloogia, siis aeg-ajalt tekib siin muresid, et näiteks ka siin kritiseeriti viimaseid olümpiamänge või olümpiamängude ülekandeid, kus vettehüpped tõlgiti sukeldumisena, sest inglise keeles on vettehüpete nimetus diving, aga eesti keeles on vettehüpped, nii et sellist, kuidas nüüd öeldagi, et siis sellist mõistete tõlkimisel võib tekkida väikseid probleeme, aga lõppude lõpuks inimesed saavad aru, mida AI mõtles ja kui ka inimene räägib, siis ta alati ei kasuta kõige õigemat terminit oma soovi või selle lahenduse, millest ta räägib selle kirjeldamiseks. Nii et siin AI on tegelikult väga inimlik ja aeg-ajalt eksib. Teine teema, kus siis AI-st on väga palju kasu, on tähenduse järgi otsing. Et nagu ma ütlesin, siis AI-l on oma semantiline selline pilv, tuhandete dimensioonidega ruum, kus igal mõistel, teemal, silbil on oma selline pilve asukoht ja
kui sa küsid talt mingi küsimuse, siis ta võtab selle küsimuse, arvutab sellele küsimusele tähenduse ja hakkab sellest tähenduste baasist otsima kõige sarnasemaid asju. Ja siin ongi võimalus siis rikastada AI päringuid või vastuseid oma sisemiste andmetega niimoodi, et sa saad oma sisemise süsteemi samamoodi AI tähendusbaasi järgi ära indekseerida. Ja siis, kui sa küsid midagi AI-lt, siis ta saab sellest sinu enda indeksist otsida kõige lähemad vasted ja vastata sulle õige tähenduslikult. Et siin see näide näiteks, mida ma toon, on siin näiteks on kõrge palk ja suur palk. Et kui sa nagu tekstiliselt otsid, siis nad on täitsa erinevad nagu mõisted, kõrge palk ja suur palk, aga tähenduslikult on nad ühesugused. Ja kui me paneme tähendusvektorisse need asjad, siis AI leiab need teemad ilusti üles ja saab õige vastuse anda. Ja hea lugu on sellega, et näiteks kuna AI oskab, või ütleme, see tähendusvektor ei sõltu keelest, et igas keeles need asjad tähendavad neid samu asju ja on lähestikku, siis kui me teeme eesti keeles päringu, aga see vastus on näiteks inglise keeles või vene keeles meil dokumentatsioonis, siis nad on tähenduslikult ikkagi sarnased. AI leiab selle väljundi ja tõlgib meile eesti keelde. Ja see tähendab seda, et vahet ei ole, mis keeles me küsime, vahet ei ole, mis keeles on dokumentatsioon. AI saab sellega hakkama ja suudab meile vastata meie enda keeles. Ja selle kohta mul on siin ka näiteks väike näide, mida sai siin mõned ajad tagasi näidatud inimestele, et kus siis palusin AI-l teha teavituse, et poed suletakse pühade ajal varem. Ma palusin seda teha eesti keeles, inglise keeles ja vene keeles. Ja plaksti AI vastas, et eesti keeles seesama asja, inglise keeles ja vene keeles. Ja see on selline, kuidas mõelda, hea näide sellest, kuidas tähendused on nagu niivõrd sarnased, et AI suudab selle väljundi anda mis tahes keeles. Et kui me lihtsalt küsime, mida me tahame ja samamoodi suudab meile mis tahes keeles vastata, kasutades tähenduste andmebaasi. Nii. Ja kuna need asjad on meil tähenduste andmebaasis, siis AI suudab ka kategoriseerida. Et varasemalt, kui ma olen oma varasemas elus ka üritanud erinevaid kategoriseerimise rakendusi teha, siis see kategoriseerimine tähendas tuhandete dokumentide, näidisdokumentide ettevalmistamist ja AI mootorile sissesöötmist ja siis lõpuks AI suutis sealt midagi välja anda, siis kuna nendel eeltreenitud GPT ongi Generative Pre-trained Transformer, ehk see tähtis on see pre-trained, ja kui ta on eeltreenitud mudel, siis tal on oma see semantiline andmebaas olemas, et kui ma tahan lasta analüüsida teksti, siis ma ei pea talle andma hullult palju näiteid. Et loomulikult näidete andmine võib seda vastuse detailsust parandada, aga üldiselt ma ei pea neid näiteid andma ja ütlen lihtsalt, et ole hea ja kategoriseeri, tuvasta, mida see inimene tahtis ja on võimalik ka see masin kujul väljastada see tulemus. Et näiteks, et kui ma siin kirjutan Coopi juhile Rainerile, et käisin poes ja ma ei ole üldse nagu Coopiga rahul, on ja näiteks ala, et selline tüüpiline inimene, kes läheb ja viriseb ja selle asemel, et ise asjad korda teha, siis ma võin siin teha kirjavigu ja erinevaid rääkida, kuidas see kõik on ebaseaduslik, on ja ütlen talle, et ole hea, jaga tekst teemade kaupa osadeks, kategoriseeri iga teema, kas hinnad, toodete väljapanek, teeninduse kvaliteet või pettus. Appi, ma ütlesin vale lõpule. Et ma ei pea talle rohkem juhiseid andma, kui ütled, et kategoriseeri selle järgi ja
annan selle teksti ja ta ilusti kategoriseerib ära. Näete, hinnad, vorsti hind on kõrgem, kategooria hinnad. Siis on teeninduse kvaliteet, inimene ei teadnud, miks ta oli minuga ebaviisakas. Siis on see, et lihaletid on koledat värvi, toodete väljapanek ja pettuse teema. Ma palusin tal ka pettust tuvastada. Ja siin kirjutasin, et on ebaseaduslik. Aga siin AI arvas, et see ebaseaduslik tõenäoliselt ei tähenda pettust, vaid tähendab lihtsalt seda, et ma paisutasin emotsionaalselt selle üle, ehk ma liialdasin või et seda ikka juhtub nii minuga kui ka teistega. ja AI sai aru, et see tegelikult ei ole tegu pettusega, vaid siin on tegu liialdamisega. Ja kui ma nüüd olen turundusüksuses ja tahan näiteks sellesse majandustarkvarasse või andmelattu sisse lugeda need klientide vastused, kohe ilusti ära kategoriseerida ja näiteks saata inimestele, et meil on näiteks erinevad inimesed. Et üks inimene vastutab hindade eest, teine vastutab väljapaneku eest, kolmas vastutab teenuse kvaliteedi eest, et siis ma saan kõigile saata ainult neid puudutava sisu, mis on juba kuidas siin öelda, kus on see emotsioon natukene juba välja võetud, et ma saan ka öelda seda, mida siis nagu AI-le, mida ma peaksin tegema ja siis AI kirjeldab nagu täpsemalt lahti, niimoodi, et võtab selle emotsiooni siit välja sellest kirjast, sest et kui keegi saab negatiivse tagasiside, siis tavaliselt ikka kõigepealt on ta pool tundi nagu jahmunud, et kuidas nagu keegi muga niimoodi õiendab, sest kellelegi ei meeldi õiendada saada. Ja siis ta alles hakkab lahendusega tegelema, aga me saame AI-ga võtta selle emotsiooni välja niimoodi, et inimene saab kohe objektiivse tegelikkusega tegelema hakata. Ja siis ma ütlen talle selleks, et ma saaksingi jagada kas andmelaos või mingis muus süsteemis, siis ma palun tal ka kategoriseerida ja saan sellise väljundi, kus on originaalkiri ja erinevate teemade lõikes. Ja näete, kuna ta siin analüüs küll ütles, et siin on pettusele viide, aga tegelikult seda vist paistab, et ei ole, et see on pigem emotsionaalne ülepaisutus, siis süsteemi see viimane lõik ei läinud ja me seda edasi ei saada, sest sellel ei ole nagu mõtet, sest et siin ei ole midagi ebaseaduslikuga tegu. Ehk te nägite nüüd, kui lihtne on AI-le see sisend anda, kui hästi AI suudab seda ära tuvastada ja me suudame neid ehitada töövoogusid selliselt, et nende pealt on võimalik anda hinnanguid, numbrilisi hinnanguid, on võimalik seal seda temperatuuri nii-öelda mõõta, on võimalik järeltegevusi teha, on vastavalt sellele, mida inimene küsis, on võimalik tooteid otsida talle ja tagasi saata ja nii edasi. Ja üks töövoog, mida me siin olemegi rakendanud, on seotud ka siis klientide ostuhuviga näiteks, et kui klient soovib osta mingit toodet, me saadame selle AI-le hindamiseks, AI kategoriseerib ära, milliseid tooteid see inimene tahaks osta. Me loetleb need soovid, me igale selle soovile tuvastame kõige sobivama toote, ettevõtte tootebaasist ja lõpuks paneme selle kirja kokku ja nüüd on siis otsustada, et kas me saadame selle vastuse talle kohe ära või meie müügiinimene siis hindab seda vastust ja rikastab omapoolsete kommentaaridega. Et see on selline võimalusprotsess siis täpsustada. Et need on need võimalused, mida AI annab. AI annab võimaluse automatiseerida, vähendada inimtööjõu, just kiirendada inimese tööd. Et asi, mis sul võib-olla, eriti kui sa pead uue teema võtma, et kui see uus teema arvad, et võtab nagu aega siin, võib-olla mitu päeva pead nagu mõtlema, et kus kohast alustada, et millisest otsast seda suurt pirukat sööma hakata, siis AI annab sulle selle skeemi kohe kätte ja sa saad selle baaslahendusega juba tegelema hakata ja teha selle endale sobivaks, oma organisatsioonile sobivaks ja sealt väärtust saada. Ja see on ka põhjus, mille pärast arvatakse, et see AI, mis täna on võib-olla meie põlvkonna kõige suurem innovatsioon, samas suurusjärgus nagu interneti tulek ja see muudab kõiki süsteeme, mida me lähiajal kasutame ja
ja võib-olla 10-20 aasta pärast on AI kõikidesse süsteemidesse nii sisse integreeritud, et me sellest ei mõtlegi kui eraldi teenusest, sest et kui me täna käime telefon käes ringi ja ma ei tea, kasutame Facebooki või mingeid muid tarkvarasid, siis me ei mõtle, et seal all on internet, mis siis nagu annab sellele süsteemile võimekuse, siis samamoodi me tõenäoliselt ka mõne aja pärast ei pruugi üldse enam mõelda, et see kuskil on AI, mis tagab, et see süsteem hästi töötab. Ja kokkuvõte tänasest seminarist on siis see, et kõige suurem ja kõige tähtsam osa loomulikult on meil vaadata olemasolevad süsteemid, juhtida neid riske, et tagada süsteemide talitluspidevus. Seal on kõige suurem tarbimisväärtus ja kui me oleme selle riskid ära juhtinud, et me tagame, et meil süsteemid homme ka töötada hästi, siis me saame tegeleda nende toimivuse ja efektiivsuse parandamisega, uuendame riistvara, uuendame tarkvara, teeme inimestel töö mugavamaks ja seejärel me peame mõtlema, mis on need uued lahendused, mis loovad ettevõttele eristumist ning loovad uut äri, annavad konkurentsieelise. Vot, need olid siis need tänased teemad ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis kirjutage ja joonistage, et peatse jälle nägemiseni. Aitäh teile ja